Tere noored, tere vanad, tere kõik, kes te seda vaatate. Nagu te näete, selja taga on bassein. Täna siis õpime, kuidas mitte uppuda, õpime ujuma. Õpetame veel seda, kuidas saavutada hea füüsiline vorm, olles basseinis ja kõike muud. Ja kõik, vana ja intro peale, let's go! Üks spordiala, mis on tõesti ka siis nagu väga hea alternatiiv teistele spordialadele, ongi siis ujumine. Ja ujumisega on selline asi, et tihtipeale, kui me noored oleme, siis kehalise kasvatuse õpetajad, vanemad, kõik nagu suruvad peale, et peab oskama ujuda, et mis siis saab, kui sa ei oska ujuda. Minule väga meeldib suvel, käin trennis ära, tahad jahutada, lähedki vaatad, seal on järv. Ujud ühest järve otsast teise. See on niisugune hästi mõnus vabastav tunne, et paned pea vee alla ja vaatad, kui kaugele suudad ujuda. Ja ujumine tegelikult on spordis ka vägagi tähtis, et hästi paljud sportlased kasutavadki just veevanne, külma veevanne, just et lihaseid taastada. Ujulas basseinis käimine, see on väga hea taastamine lihastel, et ütleb nii, et kui sa hüppad vette, keha on nagu palju kergemas olekus vees, kui ta on maa peal. Maa peal seistes ikka lihased töötavad, et see nagu löögastab sul lihased töötavad teistmoodi. Üleüldsegi sportlased, kergejõustiklased ja nii edasi, korvpallurid kasutavad vees treenimist, basseinis treenimist ka taastusravina. Mõnele vigastus, põlvevigastus, käiaksegi vees hüppeid tegemas, mingid põiaharjutusi, mis iganes. Tunned, et šokolaad maitseb hästi, tunned, et meeldib juua limpsi, kõike muud asja, siis tegelikult ujumine on jällegi, see põletab väga palju kalorid, et ujumine on üks spordialadest, mis põletab kõige rohkem kilokaloreid, et kui sa teed tund aega ujumist, siis tõesti palju energiat sellega kulub. Ideaalne treeningkava, see pole küll sertifitseeritud, sest nagu ma olen nagu treener, kel paberid ei ole, ma ei olegi treener, ma olen siis jälle järjekordne üks, ütleme nendest influenceritest. Täna ma teengi teile selgeks selle, kuidas on võimalik siis olla mitmekülgne ujumistrennis. Et ujumine ei ole ainult see, et me ujume. Et tegelikult ujulas saab kõike teha. Et näiteks, kui te tahate puhkepäeval minna, treeni puhkepäeval tahate taastuda, väga lihtne asi. Mina olengi teinud niimoodi, ujud 50 meetrit krooli, jõuad siis sinna basseini serva äärde ja basseini serva ääres siis hakkad pumpama, pumpad 10 tükki. Ma olen tavaliselt pumbanud 20 tükki, pumbake tee 10 tükki, sest ei taha nii tugevaks saada kui mina. Teete ujute edasi, vajute edasi konna jõuti 50 meetrit. Lähete basseini serva äärde, teete jälle 10 tükki. Et teed vaheldumisi erinevaid ujumisharjutusi ja samal ajal sa kombineerid ka enda treeningi jõusaali harjutusi. Ujumine on mitmekülgne treening, sa õpid enda keha tundma, see on niisugune kehaoskus. Samamoodi nagu käte peal seismine, sul on vaja nagu osasid meeli, osasid tunnetus, sul on vaja keha tunnetada. Samamoodi kui hunt ahib kitse, ta peab tunnetama teist looma, sina pead tunnetama vette, peate saama üheks. Ja kui sul on treeningus näiteks vahenädal, mina teen ka vahel vahenädalaid ja lähedki selle asemel, käid hoopis 3 korda nädalas, käid ujumas. Lihtsalt lähed ujud seal, oled vees, viibid seal, saad veega üheks sõbrunete ja tegelikult ei kao füüsiline vorm mitte kuskile, aitab sul just hoida vormi ja samal ajal väga hea kaardio. Et soovitan kindlasti. Treenitud saab väga hästi kopsumaht, sa saad eraldi isegi kopsumahtu siin treenida ja kui sul on hea kopsumaht, siis su kopsud suudavad omandada rohkem hapnikku, su keha hapnikuvarustus on parem, verevarustus parem, hapnikku rohkem, et su lihased töötavad paremini. Et samamoodi ka meie kuulsad sportlased, et miks tegelikult tehakse veretopingut, see ongi, et seal on hapniku rohkem veri ja kui su kopsud suudavad nagu rohkem hapnikku omandada, siis tegelikult sul on veri ka parem ja su tulemused lähevad paremaks Ujumine on esimene spordiala, millega ma tegelema hakkasin. Ujumine on esimene asi, mida ma oskasin üldsegi hästi teha. Et kui sa saad nagu selle ujumise sükse pisiku külge, siis ma ütlen, et tegelikult see tundub palju lõbusam, kui sa oskad. Kui sa tunned, et kuidas sa liigud kiiresti seal vees, et see on hästi mõnus vabastav tunne. Ütleme nii, et see on niisugune hetk, kus sa pead jällegi ise endaga silmitsi seisma, et mitu otsa mõjun. Et näiteks ongi, paned endale eesmärgid, mõjun 10 otsa, lõpuks saab, kui oled 10 otsa ära öelnud, kuule, ma suudan 2 tükki veel, lõpuks teed juba 20 otsa. Et see ongi see, et sa, kui kaugele sa suudad ennast viia, sest ujudes on täpselt niimoodi. Esimesed 5 otsa on rasked. Ongi, esimesed 4 otsa, siis juba tunned, et võitsid oma verd täis. Kannatad 5 otsa veel ära, 10 otsa täis, siis tunned, et juba hakkab lihtsamaks minema. Et tuleb selline nii-öelda teine hingamine, et ujumine on see spordiala, kus sa saad kõige rohkem õppida tundma, mida tähendab teine hingamine. Et jooksus on samamoodi, et jooksus on, hakkad jooksma, siis sul tõmbab kopsu kokku,
tuleb mingi hetk see nii-öelda sihuke tõus on ja siis tuleb möön, raske joosta. Aga kui sa mingi aja jooksed ära, siis sa tunned, kuidas sa harjud selle koormusega ära ja siis tuleb jällegi tõus. Et ujumine on täpselt see spordiala, kus sa saad seda asja tunnetada vägagi hästi. Aitäh, et te vaatasite seda videot ja sooviksin tänada ka siis ujumisliitu, kes oli siis nõus koostööd tegema, soovisid, tegime ära. Aitäh teile ja kindlasti siis minge vaadake ka www.ujumiskursus.ee ja www.kooliujumine.ee, siis seal on erinevad nii-öelda õppekavad, kus te saate ise õppida ujumist ja et ütleme nii, et targad inimesed on teinud meie eest töö ära, et minge kindlasti vaadake ka seda. Kindlasti pange subscribe, vaadake minu edaspidiseid videosid, saate head nõuannet trenni kohta, saate natukene vahepeal naerda ka, kindlasti vähem kui vanasti, aga siiski naerame ka. Nii et olge tublid, näeme järgmistes videotes. Aitäh!